palju õnne. Aitäh! Ja. Hästi taskus. Oi, mis toredad! Teisest taskus. Žongleerida ma ei oska. Aitäh! Saa varjutada. Need videod tegelikult valmisid mul magistritöö tegemise käigus 2024. Lihtsalt magistritöö käigus ma kasutasin ainult ühte klippi, tegin sellest 2 versiooni, eksponeerisin 2 kohas ja teised videod jäid tookord siis ootele, et seekord ma panen siis välja 10 videot. Ja nendes videotes on siis dokumentatsioon sellest, mis meie koosloomeprotsessis toimus. Sest mul ei olnud nagu teist valikut, mil moel seda teostada, lihtsalt kõik need objektid, mis valmisid, nad ei säilinud, nad kohe mõne tunniga juba kukkusid laiali. Ei olnud püsivad. Et siis oligi valida, et kas teha siuke väike performance, kuhu ma saan kutsuda ainult mõned inimesed, kes näevad seda hästi kaugelt, või siis jäädvustada see videole. Sest video tegelikult ei ole minu nagu põhimeedium, et ma pean ennast ikka klaasikunstnikuks. It's wonderful. Thank I'll you. be back so much. So inspired. Thank you. Yeah, and the way you set all of this up too, I love the hidden projectors projecting onto this bubble in the corner. It's like an alive piece of glass. I love this, and I'm always your light sources, how you're using this. Tööprotsess nende videote tegemisel nägi siis välja nii, et me kogu aeg koostöö jooksul vahetame siis juhtrolli klaasiga, et kord olen mina see, kes juhib ja kord on tema, et kõigepealt mina tõstan klaasi sulatusahjust välja, kus ta on siis 1160 kraadi jooksul üles sulanud ja siis ma lasen tal omasoodu edasi toimetada. Et ma tõstan ta kandiku kohale, mille peale on siis vesi valatud ja klaas langeb sinna vette ja koostöös siis selle veega, õhuga, tekkiva auruga hakkab ta ise oma soovi järgi vormi võtma. Et ma lähtungi sellest, et mina ei ole siin üksinda kunstnik, kes surub klaasi oma ette antud vormi, vaid temal on see vabadus toimetada nii, nagu tema ise soovib. Ma näeks ülevalt Proovisid midagi, kas te jätkate? Ma ei ole proovinud, aga lihtsalt me nagu vaatasime täna niimoodi avastasime, et ma nagu ei planeerinud, vaata üldse nagu oli kindel, et ei ole vaja, kus seisime kaugel ja tühi ja siis me nagu avastasime, et ega peaks proovima. Mõned videod on siis vaadeldavad läbi klaasobjektide ja nendel klaasobjektidel oli üks eetiline küsimus, väga oluline küsimus, et kas välja poleerida erinevad kriipsud-kraapsud, mis on tekkinud siis selle objekti vormimisel või siis ahju panemisel. Et ma arvan, et igal klaasikunstnikul on väga valus vaadata seda objekti, kui siin nii palju erinevaid jälgi peal on. Ja ma paar nädalat tagasi istusingi tükk aega hästi terava pilguga, inspekteerisin, kus kõik need märgid on. Tähistasin markeriga ära, et need kõik välja lihvida ja poleerida. Ja siis ma sain aru, et see on väga ebaeetiline, et ma kustutan ära kogu meie polüloogi. Kõigil on oma osa ja väga oluline kaasarääkimise osa siin, mis tuleb säilitada klaasipinnal. Mul on erakordselt hea meel teid kõiki siin näha. Aitäh! Ka on klaas ja see näitus räägib klaasist ja temaga ühise keele otsimisest ja temaga koos töötamisest. Ja pidupäev on pealkirjas sellepärast mul, et mul oli 3 pikka võttepäeva, nüüd 10-tunnised. Ja üks nendest päevadest seal keskel oli selline, kus ei tulnud mitte ainsatki mulli.
et ma sealt loogilist põhjendust ei leidnud, miks mina tegutsesin kõik ühtemoodi, kõik ettevalmistused olid samasugused. Et esialgu see oli minu jaoks suur pettumus, pärast ma sain aru, et see oligi see kõige suurem võit, sest see oli see päev, kui ta ei teinud mulle, sest mina tahtsin, vaid see oli see päev, kui tema näitas oma isedust just välja. Et täna me näeme seda, mis oli viimane võttepäev, kus oli tõeline pidupäev, kus ta võttis erakordselt graatsilisi vorme. Esimene töö oli juba tänavalt kutsuvalt, soojendus. Et seal kõik alles niimoodi soojeneb, et passiivne olukord. Ja ma isegi näen siin peegelduses. Ja, aga siin kõigepealt me näeme seda, mis inimene arvab klaasist.